Meil on veel üks lugu vaadata. Tänases Tähetunni loos uurib Ingrid Tähismaa, mida on kinobussi rahval pakkuda Eesti turvakodude lastele. Tänasel päikesepaistelisel pühapäeval kogunevad siia pilvelõhkujasse lastekodu lapsed üle kogu Eesti, et teha kino. Valmis? Hopp! Väga hea. Me saame seda tegelikult isegi aeglasemaks nii-öelda, aga põhiline on see, et kui niimoodi järjest, nüüd ongi nagu see, et sa oleksid nagu õhus ja tegelikult niimoodi inimestega igasuguseid trikke saabki teha ainult, et loomulikult valmistatakse täpsemini ette. Triin, ilusal pühapäevasel päeval on SEB peamajal lapsi täis. Mis siin toimub? Täna toimub SEB Heategevusfondi ja kinobussi koostöös üks selline vahva ettevõtmine, mille nimi on filmi töötuba. Ja lastel on võimalus siis õppida seda, kuidas multifilmi teha ja üldse, et mis trikke tuleb osata selleks, et filmi valmistada. See on see tänane päeva sisu. Kust sellised ideed lastekodulastele selliseid töötubasid pakkuda? Me pakume eelkõige varjupaiga lastele ja ideed tulevad tegelikult elust enesest, et ilmas on nii palju toredaid partnereid, kellega neid ettevõtmisi koos teha, nii et kinobuss on üks nendest. See on nüüd see kinobussi ideeline pool. Lihtsalt tegelikult seda me ju teemegi kogu aeg, et õpetame filmi tegemist ja siis näitame filme. Et see õpetuse pool on sama oluline kui filmide näitamine ja levitamine? No absoluutselt kindlasti. Selles mõttes, et see mitte õpetus ei ole oluline, vaid see tegemise rõõm on oluline ja sellest tegevusest saadud teadmine. Sellepärast, et sa tegelikult ju vaatad pärast seda neid filme ka hoopis teistsuguse pilguga, kui sa juba tead, mismoodi neid asju põhimõtteliselt tehakse. No kuidas sulle tundub, kas filmi ja multifilmi tegemine on lihtne, nagu me täna nägime? Ei ole tegelikult. Et ma sain päris palju asju teada, et kuidas tuleb üldse multikaid teha ja filme. Et oskad neid nüüd hoopis teise pilguga vaadata? Jah. Mis pilguga? Ma ei teagi, et kõigepealt tuleb mingi joonistada ja mingit värki-särki veel ja... Kas selle töötoa üks pikem eesmärk võiks olla ka see, et mitte ainult näidata, kuidas filme teha, vaid et ka neist kasvaks keegi kuulus filmitegija kunagi välja? Kui me nüüd päris konkreetselt vaatame, mis on kinobussi roll, siis kinobussi roll ei ole kindlasti see, et nüüd kuulsaid filmitegijaid kasvatada. Kinobussi roll on eelkõige anda sellist visuaalset kirjaoskust. Ehk siis, et kui ma näen mingit pilti, mis iganes pilt seal parajasti on, et ma oskaksin sellest pildist lugeda mingit infot välja, sest pilt on info. Emotsioon tuleb sellest audio poolest enam-vähem. Ütleme niimoodi robustselt. Siin on ka oluline just see, et visuaalne kirjakeel oleks inimestel kättesaadav. 18. ja 19. sajandil oli Eesti teatud kui piirkond, kus oli 99% inimesed oskasid lugeda ja kirjutada. Miks see võiks olla 21. sajandil Eesti see piirkond, kes oskab põhimõtteliselt, igaüks oskab filme teha? Ta ei pea seda tegema, aga see on täiesti normaalne, et me oskame lugeda ja kirjutada, eks?